Kahjuks päris 1. veebruar püüdma ei saanud, kuna tööpäev. Tean inimesi, kes käisid. Mõni sai ka midagi. Päris kõva. Praegu on 7. veebruar. Õues on umbes -10. Ja ise pole üldse kindel, kas saab midagi. Aga lootus sureb viimasena. Lähen täiesti uut lõiku avastama. Teadupärast suht paljud jõed on kinni igalt poolt, nii et ei oska isegi öelda, mis seal ees ootab, et küllaltki suht ülem jooks, et võiks olla vabana. Aga jõuan jõe äärde, siis sealt läheb järgmine kaader edasi. Jah, kuradi lumi on kuradi põlvini. Vaata, et on hullem kuradi püük kui suvel, aga jõgi on jäävaba, seda ma nägin. Marsin vähe allavoolu ja siis püüan ülesse tagasi. Ja eks ma annan teada tulemustest. Oi, reis ikka tõmbab korralikult läbi. See aasta siis püüan uue ridvaga Okuma Psychostic 1,98 pikk ja 3-10 grammi testis, et eelmine oli sutsu liiga vedel, et 1,5-5 grammi, et tulin grammi jäigema peale, et näha siis, mis sellega saama hakkab. Rulliks on King Tomi Microfly 2500S. Mõne korra ma olen sellega püüdnud, et talveks ma selle pärast panin, et natuke suurem pool ja mahub rohkem tamiili, et muidu mulle meeldib ikka nööriga püüda selles suhtes, aga -10-ga väga ei püüan. Või noh, püüab, aga väga minimaalselt. Noh, siuke lumi siin on, et korralik võlu tema ilus on. Tõmbab ikka kopsu kokku. Kell on 11:55 ja lähme üritame saada kedagi kätte ka. No nii, 7 minutit rämedat ragistamist ja jõgi paistab. Ma ei ole siin muidugi kunagi käinud, et ma ei tea, mis siin üldse ees ootab, et kas upub 1. meetriga ära või upub 3. meetriga ära, et vaba vett ma näen. Jääd on ka mingil määral ja täitsa huvitav tundub, et eks näha ole, sügavusest ei oska midagi öelda. Ja püüan üles voolu siis. Hakkame kohe siis pihta. Jah, väiksed nired on vabad nii-öelda, et ülesse poole võib-olla on veel rohkem vaba, et siin tundub täitsa huvitav, et eks näha ole. Loodan, et ma kohe kuskil kuradi rinnuli sisse ei käi, et ära peaks uppuma. Sarais. Hetkel on landiks Rounsi Wobbler, pealt sinine, alt oranž. Sellega ma ei ole kordagi püüdnud, täitsa võõras lugu minu jaoks. Ja jala all liigutades kõik vetrub, et tundub päris soone. Et suht suur oht on kuskile sisse käia, aga see käib asja juurde. Nii, üritame siis kuskilt lähemale saada ja teeks aasta esimese viske ka, et ei kujuta ette, kas jääb kohe landist ilma või õnnestub keegi kätte ka saada. Või noh, kõigepealt alustaks sellega, et vise välja tuleb. Kurat ei tea, kas teine pool on parem. Millegipärast see nii kipub kogu aeg olema, et ühel pool on jõle näru ja millegipärast see vastaskalad on alati siuke väga hea. Aga ma proovin siia puu juurde. Ma ei ole muidugi kindel üldse endas. Uus ritt ka. Tamiiliga püük.
mis see endast üldse kujutab, et kas jääb kohe kinni või toimub midagi. Kurat, see lant isegi toimib, et nii. Tahab väga palju harjumist saada, see tamiili värk, et raisk. Üldse ei taha lennata. Kui mul prillid on nii jääd, et peaks korra eest ära võtma vist. Ei kujuta ette. Huvitav, miks ta siis niimoodi mul jebib siin, et kurat, ma ei näe midagi. Prillide miinust allel ikka. Mul on nägemisprill, et mul polariseeringut ei ole, aga lihtsalt uduseks tõmbavad. Kurat, ei saa väga hästi sinna taha poole. Aga kuskilt peab hakkama harjutama ja sisse elama ja ei tule päris see värk niimoodi välja nagu võiks, et jah, räigelt udune. No nii. Vaatame, proovime. Muidugi see tamiilipüük on siuke võõras ka, et nööriga vähe kindlam ikka. No nii, juba jääme landist ilma. Nii praegu nokk, tahab harjumist saada, jah. Eks ma saan siin veel pusida temaga päris hoolega, et hetkel tundub ritt päris mõnus, Kõik tahab ilusti kenasti jäässe minna, ei võtnud mingit spreid ka tegelikult kaasa, et raisk. Jah, pärit kuhugil läbi kukkusid, muu on nagu suva, et eks näha olen, ei oska midagi öelda praegu. Lähen vaikselt edasi, üritan midagi teha. Ehk saab midagi kaamera pildile ka, et peale selle kobatsemise siin, et ei oska öelda, eks annan märku. Vähe lähemale minema süvenema, mis siin on. No seda oli küll nüüd vaja ju. Seda oli küll nüüd kindlasti vaja, sellepärast tulingi siia. Võtsin siukse matka ette, et kuradi kinni visata. Nice, väga hea. Tundub ikka üpris madal, et ei ole midagi väga korralikku saanud teha, viskeid ega asjad. Äkki siin on midagi toimub. Siin justkui nagu oleks mingi väike kopratamm. Ja proovime, vaatame. Pead ei anna. Jah. Siin on ikka madal ja reisi. Proovime sinna poole vähe saada. Püüan endiselt Raunsi Wobleriga. Mingi hetk vahetan ära, vaatan, kuidas midagi üldse on. Nii. Väga ilus on selles suhtes siin, aga võiks nagu sügavam olla see asi. Oi, risk. See, kas kannatab siia allapoole ka minna või on see minu lõpp sinna. Proovida justkui võiks ja madal on ikka, raisk. Midagi pole teha. On see avastamine uute kohtadega, et kahjuks. Kurat, kahtlane tundub, aga proovime. Jää all.
kohe käib krõps ära ja valmis. Ilus kena ikka. Ai raisk. Ei ole vaja siukseid asju. Noh, ikka vajub läbi kuskilt ikka. Seal kurvi peal tundub üks sügavam koht, äkki seal keegi on. Ja noh, talvel annab ikka liikuda vaikselt, et jää prõksub ja nii edasi. Jõudsin sellele kurvile lähemale, aga no ikka võimatu on liikuda vaikselt. Ei tea, proovime. Tuleb see vise siit välja ka või? Noh, veest on. Absoluutselt ei näe, mis vee all toimub. Sest mul ei ole polariseeritud prillene. Peab vähe tegelema selle teemaga. Jah, siin vahepeal on mingi jääst mingi värk, et tihti hakka parem minema. Üksi on väga ohtlik siuke lugu, et vahepeal osa on nii madal, et siin ei ole mitte midagi teha. Marsin vähe üles, et näha, mis seal toimub, aga ma ei anna sinna ka lootust. Aga noh, avastamise rõõmud. Eks näha ole. Jõuan sinna, tuleb mõni klipp, ju siis sai visata, klipp ei tule, siis läheme peal teise lõigu peale. Tekkis mingisugune koht, kuhu saaks visata, kui ma siit läbi ei kuku just. Korralikult ikka väsitud ära see sumpamine. Paras trenn, No nüüd on natuke matkatud. Prill kohe jälle nii udune. Vana raisk. Ei tea, mis on Kopra tamm või lihtsalt mingi asi. Ma ei taha ja tegelikult sinna ei saata. Olgu, kurat, ma ei näe mitte midagi. Saab harjumist roostes. 5 kuud ei ole püügitegevust toimunud, siis nagu amatöör siin. Tuli välja, et too lõik oli ikka täis rämps. Kell on 12:47 ja lähen autoni tagasi ja vaatan uue kohale. Korralik sumamine ikka. Ja eks uue lõigu ääres näeb siis. Jah, on õues ilus ja liikumine tuleb kasuks. No nii, kell on 13:06. Temperatuur on endiselt mingi 10. Jõudsin uue koha peale. Siin ei ole enne käinud, et ei tea, mis üldse saab. Kas saab? Mingit kala ma nägin, läks. Ta oli pisike. Kui on ju pisikes, siis äkki on suurt ka. Ma ei tea. Vaikrat. Ja. Ja nii, mis siin toimub? Ma joon. Kord nii on veidi kehva, kuradi vari on vee peale. Just üks part läks ka siit lendu tegelikult, et see ma arvan, ta ajas ka kõik minema juba. Aga noh,
kunagi ei tea. Püüan praegu alla voolu, sest üles ma ei näe nagu vapsi midagi, et alla vähemalt midagi tuvastab ära, et panin Nordi orantsi, millega ma eelmine hooaeg oma rekordi sain. Et siin on päris ilus tegelikult, aga jõe ligipääs on siuke, et aeda tegelikult kõik ära, kui see nikerdama tuled. Kord see lendab ilusti. Siin on jälle mingid pardid, et tea, kas need ajavad kala ära või aja või? Oh, raisk. No vähemalt jõudis vette, aga vette siin nagu vaja oli. Oi. Tegelikult ka või? Oho. Ongi olemas. Oi, näed. Tundub nagu mõõdukala ei olevat ja täitsa muidugi kindel ei ole, aga no nii. Hops. Võiks ära mõõta. Oh, lähed. 0,40 sendine. Kurat, ilus, kena ja kõik tule siia. Kurat, see tegi siuke lumekoll. Okei, üritame landi ära võtta. Mis sa siin teinud oled üldse? No selline 40 sentimeetrit jääkas, noh. Teeks ühe pildi ka. Kuule, lase mul üks pilt ka nüüd teha. Läks asja ette. Muidugi telefon lummen. Kõige parem asi. Mine persena. Kõik lumine, märg. Täitsa lõpp. Kena. Nice, super. No nii, endiselt sama koha peal. Sai mõni pilt tehtud. Ja Nord Fishingu lant siis. Selline poiss nagu Raiko teeb käsitöölanti. Ja täitsa võib öelda, et õigustavad ennast. Isegi täitsa huvitavalt nägin, kuidas see jõekas järgi tuli, et ei, väga superne. Mina olen rahul igatahes. Kaasa ma teda ei võtnud. Läks ujuma tagasi 40 sentimeetrit ja las kosub. Vise on väga hea, aga grammi looksan. Oi, super värk. Kurat, ma nii rahulne. Esimene kontakt üldse ja mõõdukala kohe. Palju sa veel tahad siis? Keegi jälje ekspert öelgu, mis jäljed need on. Kurat, kell saamatu raisk. Kellegi salvo kelk on siin vees. Ma ei tea, kas te näha on, aga nii ta siin on veel. Hooaja algus on õnnestunud. Muidugi ainukene kontakt ja kohe kala. Õnneks ei olnud esimene vise ja kohe kala, et tea, kas vahetaks lanti. Samas kui töötab, kas siis on mõtet vahetada? Aga ma ei tea, lant on nii palju kogunenud, et haigus juurde osta kogu aeg ikka püüad ainult ühe landiga. See on ka siuke naljaks värk. Oi. Oh, see raisk. Tahtsin tegelikult sinna visata, aga ma lipisesin. Näete seda lainet seal? Ma ei kujuta ette, mis asi see nüüd oli. Kas see lant ei lenda nii kaugele, kui vaja on? Võib-olla pean vahetama. Kurat, sellest oli küll kahju praegune. Just mõtlesin, et tulen siia ja viskan sinna soppi kivide vahele. Või noh, jah, sinna. Kuradis saamatu reis. Ei noh, jah,
Nii ei saa küll sittagi. Või siis ei saa üldse. Kurat, mulle ei meeldi see tamiilivärk. Tundub, et selle landiga on meil nagu ta on. Kahjuks. Või on alla veel. Kurat, siin ei ole mingit oksa ka millega visata. No liigub seal vaikselt. Anna ära siis. Jah. Ova. Loll, aga sihikindel käes. Nii, keel sai ju parandatud. Elas üle selle kaklemise meil siin. Oh, raiskel. Püügirõõm. No, jälle kuskil okstes. Hakkab juba tavaks saama. No nii. Kell on 3 saanud ja tulin uue lõigu peale jälle, kus ma pole varem käinud. Nüüd annan lootust viimase viske landile samuti, et ma isegi ei tea, mis siin ees ootab, nii et võib-olla ei saa üldse püüda. Kuigi ma arvan, et vesi on vaba, et sügavusest ma ei tea mitte midagi. Kurat, võib-olla on madal isegi. Midagi äkki isegi saab teha. Proovime vaatama. Kurat, ikka on tegelikult sügavust. Tegelikult ikka on sügavust. Kui juba siin oleme, siis ega siis püüdmata jäta ometigi. Nõme on see, et ma olen nii palju kõrgemal, et ma ei tea, mis välja tuleb üldse. Nii. Ja esimene ise uue koha peale. Hakkan siis ülesse voolu püüdma siit, et vaatan, mis saama hakkab. Vastik on see, et ma olen ise nii kõrgel. Võiks ikka veest püüda. Tegelesin mingi kuradi jamaga. Muidugi õpiks viskama kõigepealt, siis vaatame edasi. No mis siin nüüd toimub? Tegelikult ka ei ole vaja siukest jampsi. Halloo. Miks niimoodi? Siin läks bussi meil see värk. Most raiskalt kukku sisse. Juba käisin selili siin, kurat. Nii, kuhu see lant meil läheb. Selle jama me võtame kaasa. Tamiili rõõmud. Ma isegi ei viitsinud vaevuda seda siin midagi päästmat. See minust läks nii vussi, et ikka oli ka. Okei, me läheme ta vett siin. Saab ilusti kätte. Nii, kus sa oled siin? Nii, käes. Joh, siuke ajakadu tegelikult sellega tuleb ette. No nii, sain oma kuradi jamaga ühele poole. Kaldad on mega kõrged, et kuskilt peab alla minema, siis üritame ülesse visata, aga tea, kuidas see kalale mõjub. Vaikselt hakkab jahe ka juba, et see seismine mõjub ikka. Okei, vees ajavad. Jah, siit läks kala minema ka. Jah. Väga suur laine ei olnud, aga ilutegevus vähemalt.
proovin siit mingi viske teha. Ei teeks peab uuesti Raiko landi panema siis, et sellega on ainult tegevus olnud, et ülendused on lihtsalt survaivinud nii-öelda. No ei ole midagi. Sammud saab korralikult täis. 9500 sammu tehtud. Nii, siin tundub jälle mingi huvitav koht, aga see on ainult mulle või kalale huvitav. Siit peab jälle täitsa alla minema vist, et midagi saaks üldse. Ei meeldi see. Hunnik lund vette ja ma vist pean päris vette minema. Normaalsel viske teha. Sai mingi jampsi kätte. Ma ei tea, kus ma siit ülesigi saan. Paradis. Ennem ka kaamera kinni paned, siis juhtub tavaliselt midagi. Kui ei pane kinni, siis just ei juhtu. Ta annab ikka saada siit üles. Täitsa päris. Op, nüüd kukkus helile alle. Ongi hästi minuga. Kõrt ilus kena küll sinna. Aga mis siin juhtus nüüd? Kurat, siin on paha. Siin on paha. Nii. Mis toimub? Ja kui see kobras siit üldse üles alla saab, et Poober videot vaatad, siis anna märku, kuidas käib. Nii lant vahetatud, jäin ikka ma Nord Fishingu landi peale, et tea, kas su rant siis meeldib nii palju rohkem. Lumi läheb alla ja nii ongi. Panen siit paar laksu ja siis lähen edasi. No nii, vahepealne kokkuvõte, et kella 4 läbi. Pea 11 000 sammu on marsitud ja ei ole midagi toimunud, et jäledalt esimene rõngas tahab ära külmunud, et muud muret nagu pole. Otsarõngas see hakkab nii kinni jääma, et ma isegi ei oska öelda palju, mis see temperatuur õues on. Just läks üks kala kaldast minema, aga peegeldus on suht kõva, et ma ei saanud aru, kui suur ta on, aga rohkem ei ole midagi toimunud. Motivatsioon hakkab vaikselt otsa saama, et eks see väsimus ole ka päris kõva juba, et oma jagu siin marsitud.
Oh, seal taga, kurat, part ikka. Juba vaatasin, et mingi laine, aga... Okei. Ongi mingi laine. Kurat, mul oli mott nii kadunud. Absoluutselt polnudki enam. No nii. Üks jupstükk on küljes veel. Ma ei tea, kas ma lähen taga siia poole, mis vähe madalam. Saab ilusti kaldasse minna. Ma panen ta lihtsalt ridva kõrvale. Pärast mõõdan ära. Palju ta pikkus on umbes. Kurat, see tundub ka siuke mõõdukas olevat. Nii. Üle selle. Siiani. Okei. Nordi lant jälle. Proovisin küll viimast viset ja RV-d aga ei õnnestunud nagu midagi saada. Kurat ilus. Kena. Jah, läheb. Aga peab kiitma, Nord Fishing. Siuke ilus orantsi värvi ja on ta mulle toonud siis kõige suurema jõeka, mis ma eelmine aega lõppsuht sain, et ma olen igati rahul, et tasub telgi proovida, tellida. Ja ma panen selle lingi kuskile teile siia, et saate ise ka ühendust võtta. Korralik andmine, et ise mõtlesin, et nii kaua ei tee, aga seda viimast viset me teame kõik, et teen ühe viske veel ja siis lähen, et 3 tundi hiljem ikka sama koha peal. Aga motti tuli kõvasti juurde, et päris mitu tundi toimus mitte midagi. Ja siis nüüd lambist ei kuskilt tuli üllatama. Eespool mingi väike rõngas tuli. Ma ei arva, kas see oli nüüd lumi, mis üleval kukkus või oli keegi hoopis seal. Proovime siit. Väga hea koht. Võttis raisk. Kala oli 3. kontakt. See nüüd otsa ei jäänud, aga see rohkem ei võta ka, et see sai konksu ära. Äkki on seal mitu tükki. Kurat küll kahju. Ahah. Mis asja tegelikult? Tuli ära. Mis asja? Ma ei usu, et see sama kala on 2 korda järjest. Proovime veel. Jõua neid rõngaid puhastades lihtsam see tipp korra vette ja niimoodi. Päeva alguses suht koht, kontakt kaldale ja siis ülejäänud on kõik õhtu poole, et tuleb järgi. Tuli järgi ja võttis ära. Okei. Ei olnud mõõdus niikuinii, aga ma ei tea, kas kaamera peale jäi, jälle lahedalt tuli. Mis asja 3 kala siit samast? Jälle ma oma salatiga rais. Okei, ma lähen siit kaikast edasi. Mis see nüüd oli siis? Päris mitu võttu. Juba sassis. Ja nii. Muidugi ma ei tea, kui sügav see asi siin üldse on, et keegi ära võttis igatahes.
oi raisk, annab siin kordi maadelda. See on pisem. See on pisike jah. Juttu tagasi ära. No selline, mingi 20 senti ma arvan. Okei. Ops. Nonii. Asjatab seal midagi. Nonii, sai minema. Ja väga nice. See raisk. Nii. Hello bober. Boberkurva. See ka siin vajalik. No. Nii, mul nüüd midagi läks vussi. Midagi läks siin vussi. Tea, kas jälle mingi sasi või lihtsalt nii jääs või? Tundub lihtsalt jääs. Jah, ikka rämedalt jääs ikka. Ei tea, mis see temp on. Uus katse. No, et noh. Kell saab kohe 5 ka, et tea, kas toimub üldse enam midagi. Proovin nii palju ära marssida, kui näen siin midagi. Ei, ma olen igati rahul, et mingit nulli ei tulnud. Muidu oleks eriti nüri, paned 6 tundi ja mitte midagi, siis oleks ikka eriti küpse värk, siis peaks ise vett hüppama. Nii, lähme natuke edasi. Siis äkki saab midagi veel. Kord ma nii väsinud. Persi küll. Vittu küll. Meeletu aeg läheb lihtsalt selle kuradi sasiga. Mingi 3. kord vist, kui niimoodi kinni jääb, et ma lõikan lihtsalt maha, sest ma ei viitsi sellega jantida. Ei saa aru, miks ta peab niimoodi minema. Muidugi, kell on 5 ka, et ma ei tea, kas ma saan enam üldse midagi, et marsin vähe edasi. Muidugi peaks hakkama tagasi liikuma. Palju minna ka. Kindlasti siin kala on, aga lihtsalt ei näe püüda. Panen siit ka paar viset. Panen minema ära, aitab küll. Püütud küll ja isegi kala saadud ja võib täitsa rahule jääda oma päevaga. Ai raisk. Tohoh. Hiline külaline. 17.08. No see on ikka päris beebine. See on ikka titna. Siuksed ka veel siin kuradi siblaavad. Ei, vägev juurdekasv on. Ei, nice. No nii, siuke 15 midagi sentimeetrit. Panen siit mingi viske veel, siis kala ju tuli. Nägin papa ka või mingi mamma siin, et pikk ise ka, et oma ette küünal. Kala oli jälle muidugi tundus 20 sentimeetrit. Kurat, mis see nüüd oli? Põhi või? Jah, kurat, ma arvasin, et päris midagi suuremat. Oi raisk. No, siin saab isegi käia, kurat. Lähen kuni selle kurvini ja hakkan autoni tagasi kampima.
13 000 sammu ja käidud küll, kala saadud ja kala nähtud ja kuigi hästi vähe jääb veel tegelikult minna, et täiega tahaks, ma oleks jõudnud isegi, aga see jebi nende sasidega võttis omajagu aega ära, et hea küll, aitab. Püütud küll. Olgu ei viitsi otsida. Paneme siia külge. Hakkame autot otsima. Selge kõigile edukat püügihooaega ja uute rekorditeni. Üritan ise ka mingi aeg uuesti kalale saada, et ei tea millal muidugi, et elu näitab. Huvitav palju seda akut on üldse järgi. Võib kiidusõnu lugeda DJI-le, et täitsa asjalik 11 prossa järgi teine aku sees. Väga hästi peab vastu võrreldes GoPro'ga. DJI-ga nüüd päev otsa siin. Või noh, ei teagi, mis kell ma tulin. 6 tundi äkki on seda nikerdatud ilma käsole kaameraga. Igati asjalik. Aga selge. Olge muhedad ja uue videoni siis.